Sõber, kui sa maadled mingi haiguse või tõvega või oled saanud mingi halva diagnoosi, siis Piibel õpetab meile, et Jumala sõnad on terviseks ja ravimiks kogu meie ihule. Ja et Jumal läkitas oma sõna ja parandas nemad ja päästis nad nende hukatuse aukudest. Need kaks tõde, üks lähtub õpetussõnade raamatust ja teine laulude raamatust. Ja et elu ja surm on keele võimuses ja et meil on loov vägi meie sõnades ja kui me kuulutame välja oma suuga Jumala sõnu oma ihu üle, siis nii nagu viigupuu, nii nagu torm ja meri kuulasid Jumala sõna Jeesuse suust, kuulab ka sinu ihu Jumala sõna sinu suu kaudu, sest sul on meelevald panna see sõna kehtima siin maa peal. Jeesus ütles, ma olen andnud teile taevariigi võtmed. Ta ütleb minu käest need, ma olen andnud teile need ja mida teie maa peal seote, on taevas seotud. Ja mida teie maa peal lahti päästate, on taevas lahti päästetud. Ja nõnda siis, kui Jeesus andis meile meelevalla parandada tõbe ja haigusi, haigete peale usklikud panevad käed ja need saavad terveks, siis on sul ja mul iga õigus panna käed ka iseenda peale, deklareerida Jumala sõna oma enda ihu üle. Pea iga päev ma deklareerin selliseid kirjakohti oma elu ja tervise üle. Üks nendest muidugi on tuntud, tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. See on, mida Jesaja profeteeris ette, nähes Kristust kannatamas piitsutamise ja risti surma all ja nähes selles, et temast saab meie ihu lunastus. Ja hiljem Peetrus tsiteerib seda samuti ühes oma kirjas. Ja ma deklareerin seda tihti oma elu üle, öeldes, tema vermete läbi on mulle tervis tulnud. Ja ma lisan juurde nõnda, kui prohvet Hesekel Vanas Testamendis kuulutas kuivanud luudele, mis ilmselgelt olid surnud luud, siis mina võin deklareerida oma ihu üle, isegi kui mingid rakud on surnud, kui mingid närvirakud ei tööta enam. Ma deklareerin nendele rakkudele Jeesuse nimel kuulata Jumala sõna, mis ütleb, rakud, närvirakud, luurakud, selle organi rakud, see organ ise, kuula Jehova sõna, mis ütleb, Jeesuse Kristuse vermete läbi on teile närvirakud tervis tulnud. Ja nüüd joonduge ühte Jumala sõna tõega, sest kes või mis võiks seista Jumala sõna autoriteedi ees ja jääda püsima. Piibel ütleb, temale tuleb meil aru anda. Nii et Jumala sõnad on väelised. Ja Piibel ütleb, et Jumal läkitas oma sõna ja parandas meid. Tema sõna toob tervist. Jumala sõna kannab väge. Ja üks kirjakohtadest, mida ma samuti tihti seetõttu oma ihu üle kuulutan, on, et Jumala sõnad on terviseks ja meditsiiniks, ravimiks, arsti rohuks minu ihule. Ja sa võid võtta antibiootikume, sa võid võtta tablette, mingeid hormoone reguleerivaid või põletikku alandavaid tablette või mingid muud arstirohtu manustada ühel või teisel põhjusel, aga samuti kannab Jumala sõna tervendavat väge ja töötab meie olukordade ja ihu juures. Ja üks kirjakohtadest, mida ma samuti oma ihu üle deklareerin sagedasti, on laulude raamatus, kus öeldakse laul 103, et tema, see on Jumal, annab andeks kõik sinu
pahateod. Ja tema parandab kõik sinu vigadused. Mulle meeldib, et Jumal on nii totaalne, ta ei jäta midagi välja, ta ei ütle, eriti rasked asjad, ma ei tule sellega toime, vaid eriti rasked asjad ongi tema spetsialiteet ja Jumal spetsialiseerub võimatumatele asjadele. Mis inimesel on võimalik, sellega sa saad ise toimetada, aga mis inimesel on võimatu, on Jumalale võimalik. Nii et sõbrad, sellel hommikul ma tahan deklareerida Jumala sõnu, tervenduskirja kohti, sinu ihu üle, sinu silmade üle, sinu närvisüsteemi üle, sinu kõrva kuulmise üle, sinu lihaskonna üle, kogu sinu lülisamba ja luustiku üle, sinu vereringe üle, sinu kesknärvisüsteemi, üle sinu perifeersete närvide. Jeesuse nimel ma kuulutan tervist sinu närvisüsteemile ja ajule ja ajufunktsioonidele ja kõikidele näärmetele sinu organismis, nii ajuripatsile, neerupealsetele, kilpnäärmele, igale näärmele ma kuulutan tervist ja joonduda ühte Jumala sõnaga, mis ütleb, et Jeesuse vermete läbi on sulle tervis tulnud. Ma kuulutan tervist igale sinu organile, üle aju, üle südame, üle kopsude, üle maksa, üle neerude, üle seedesüsteemi, jämesool, peensool, 12 sõrmi, kõhunääre, magu, Jeesuse nimel sapipõis, eesnääre, kusepõis. Et Jumala sõna on terviseks ja ravimiks igale sinu organile, igale rakule, igale koele, iga protsessi, iga üle talituse ma deklareerin Jumala korda ja tervendusväge ja et katkised rakud vahetatakse välja sinu ihus uute rakkude vastu. Ja ma käsin ihul toota tüvirakke, mis on võimelised muutuma ükskõik millisteks rakkudeks, skanneerides mööda ihuringi ja tegeledes akuutsete probleemidega, Jeesuse nimel tuues tervist ja et sinu verepilt on hea ja iga rakk, mis toob kahju sinu ihule, iga kahjulik bakter ja iga viirus, ma sõitlen seda Jeesuse Kristuse nimel käskides sellel väljuda sinu ihust, olla ära lõigatud toitallikast ja hapnikust ja et see sureb ja kärbub, aga iga sinu ihurakku ma õnnistan ja kuulutan tervist selle ihu üle. Ja sõbrad, ma tahan deklareerida veel mõned kirjakohad, seekord üksnes Matteuse evangeeliumist, mis räägivad tervenemisest ja tõsta sinu usku sellega. Matteuse 4. peatükk, salm 23, siin öeldakse, ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumit ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. Ja jutt temast levis üle kogu Süüria ja tema juurde toodi kõik vaevalised, mõnesuguste haiguste ja tõvepõdejad, seestunud, kuutõbised ja halvatud ja ta tegi nad terveks. Niisama lihtsalt. Ma tahan lugeda samuti 8. peatükist ja salm 1 ja siit edasi räägib piibel pidalitõbise terveks tegemisest. Aga kui tema astus mäelt alla, järgis teda palju rahvast. Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha tema ette ning ütles, Issand, kui sina tahad, võid sa mind puhtaks teha. Siis Jeesus sirutas oma käe ja puudutas teda ning ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja seda maid sai ta oma pidalitõvest puhtaks.
Siin see pidalitõbine mees, kes ei oleks pidanud üldse ühiskonnas ringi liikuma, aga tema usk Kristusesse oli nõnda tugev ja tõsine, mis pani teda otsima üles, kus Jeesus on ja saama temaga isiklik kontakt. Ja kui ta leidis tema, ütles issand, kui sa tahad, ja pane tähele, Jeesus ütles, ma tahan. See tervenemine on minu tahe. Ja Jeesus tegi muidugi midagi, mis oli tollel ajal käsu vastu puudutada pidalitõbist. Pidalitõbisid ei tohtinud puudutada, sest pidalitõbi levis sellisel viisil. Aga kui püha puudutab ebapüha, siis püha ei saa mitte ebapühaks, vaid ebapüha saab pühaks ja tervendusvägi tervendas selle mehe. Mattuse 8. peatükis on veel üks kirjakoht, millega ma tahan sind kinnitada ja see on Kapernauma pealiku, sõjapealiku poisi terveks tegemine. Oli see tema sulane või päris poiss? Ilmselt sulane. Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli tema juurde sõjapealik, palus teda ning ütles, issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus. Tol ajal polnud valuvaigisteid nagu täna. Jeesus ütles temale, ma tulen ja teen ta terveks. Pane tähele, ei mingit tingimusi, ei ohvrit, ei koguduse liikmeks olemist, ei mingit pühendumist. Ma lihtsalt tulen, ma teen ta terveks. Ja sõjapealik kostis ning ütles, issand, mina pole väärt, et sa mu katusele tuled, vaid ütle ainult sõna. Siis mu poiss paraneb. Sest ma isegi olen inimene valitsuse all ja minu käsu all on sõjamehi ja kui ma ütlen ühele neist mine, siis ta läheb ja teisele tule, siis ta tuleb ja ma orjale tee seda, siis ta teeb. Kui Jeesus seda kuulis, imestas ta ja ütles neile, kes teda järgisid. Tõesti, ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis ma ei ole leidnud nii suurt usku. Missugune oli Jeesuse silmis suur usk? Siin me näeme seda. Usk Jumala sõnasse. Ütle ainult sõna. Ja sõbrad, see, mis me täna hommikul siin teeme, ma deklareerin Jumala sõna sinu ihu templi üle. Ja kui me vaatame 9. peatükki siit edasi, siis siin on samuti mitu tervendusimet. 9. peatükis 1. salmist astus paati, tuli teisele poole järve ning saabus oma linna. Ja vaata, nad kandsid tema juurde halvatu, kes oli voodis maas. Kui Jeesus nende usku nägi, pane tähele, usk on alati oluline Jumala silmis. Piibel ütleb, et ilma usuta on võimatu midagi saada, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas, et ta annab palga neile, kes teda hoolikalt otsivad. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule, ole julge, mu poeg, su patud antakse sulle andeks. Ja vaata, mõned kirjatundjaist ütlesid isekeskis, see pilkab Jumalat. Aga kui Jeesus nende mõtteid nägi, ükski asi on varjatud tema eest, ütles ta, mispärast te mõtlete kuri oma südames, sest mis on kergem ütelda, su patud antakse sulle andeks või öelda tõuse üles ja kõnni, aga et te teaksite inimese pojal, Jeesus nimetab ennast mitte siin Jumala pojaks, mitte messiaks, aga inimese poeg, kelle peal on pühavõimu vägi ja see on täpselt see, mis sina ja mina oleme, pühavõimu vägi on tulnud meie peale, on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatule, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Hämmastav, kas pole nii, et Jumal tihti ütleb inimestele teha midagi, mis neile on võimatu. Vahest me kuuleme, et Jumal ei ütle sulle midagi teha, mida sa ei suudaks teha. Aga siin halvatu ei suutnud tõusta. Aga ta ütles neile teha midagi, mis oli üleloomulik ususamm ja see tõusis üles ja läks koju. Ja kui rahva hulgad seda nägid, panid nad seda imeks ja andsid Jumalale au, kes annab inimesele niisuguse meelevalla. Ja sõbrad, see meelevald on antud meile ka täna siin. Nüüd 9. peatükis lõpupoole ja siin on hulga lugusid, mida ma jätan vahele ja ma ainult loen täna Matteuse evangeeliumist, on lugu 2 pimedast. Võib-olla sul on väljakutsed silmadega, lühinägelikkus või silmapõhjadega midagi või optilise närviga või silmarõhu teema. Siis kuula seda, kui Jeesus sealt edasi läks, järgis teda 2 pimedat.
karjudes ning öeldes. Taaveti poeg, halasta meie peale. Pea meeles, et fraas Taaveti poeg viitas tulevasele messiale, nii et need pimedad ilmselgelt nägid midagi, mida paljud variserid, kirjatundjad, saduserid ja palju osaski Iisraelis ei olnud veel ära mõistnud, et Jeesus on nende messia ja kui nad oleks sellisel viisil temale lähenenud, see tervendav vägi oleks voolanud ka nende jaoks, aga need pimedad olid sellele pihta saanud. Ja kui ta tuppa astus, tulid need pimedad tema juurde ja Jeesus ütles neile, kas te usute, et ma võin seda teha? Jällegi usu element. Nemad ütlesid temale, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ning ütles neile, teile sündigu teie usku mööda. Sellepärast on tähtis oma usku ehitada, oma usku alal hoida, oma usku toita. Ja nende silmad avanesid. Ma tahan öelda sulle, sõber, et Jeesus jätkuvalt puudutab inimeste silmasid. Issand, puudutagu sinu silmasid, sinu silma põhjas olevaid valgustundlikke närvirakke, optilist närvi, nägemiskeskust. Ma räägin head vereringet silmanärvide toitmiseks sinu ihus Jeesuse Kristuse nimel, et issand pika eaga täidab sind ja ka su silmanägemiskõrva kuulmist ja annab sulle näha oma päästet. Mattuse 14, jättes siin hulga peatükke korraks vahele, on koht, kus Jeesus teeb terveks hulga haigeid ja ma loen siit, kui nad olid jõudnud teisele kaldale, tulid nad Genesareti maile ja kui selle koha mehed ta ära tundsid, läkitasid nad sõna kogu ümberkaudsele maale ja tema juurde toodi kõik haiged ja need palusid teda, et nad saaksid vaid puudutada tema kuuepalistust. Ja nii paljud, kui puudutasid, said terveks. Mis ütleb seda, et mõningatel inimestel ei olnud usku teda puudutada. Mina ei usu, et sellest tuleb midagi erilist. Aga need kõik, kes ütlesid, jaa, mina usun ja puudutasid teda, said oma ime ja tervendusvägi voolas neisse. Me teame seda, et veritõbine naine tuli Jeesuse selja tagant ja puudutas teda. Ja kuigi Jeesus kui Jumal teadis kõike, aga ta tundis, et ühtäkki üks vägi, tervendusvägi väljus temast, et keegi oli usuga selle väe temast välja tõmmanud. Ja ta pöördus ümber, et näha, kes seda on teinud ja me teame, et see veritõbine naine lõpuks andis ennast üles, sest mina tegin seda. Ja Jeesus ütles, sinu usk on sind tervendunud. Me kõik teame seda, et see oli Jumala taevalik tervendusvägi, see ülestõusmise vägi, see üleloomulik vägi, mis tegi naise terveks, aga Jeesus ütles, minu vägi on sind tervendanud, või ütles, sinu usk on sind aidanud, on teinud sind terveks. Vaata, kus minuga 15. peatüki 29 salm. Ja Jeesus läks sealt ära ja tuli Galilea mere äärde ja ta läks mäele ja istus sinna. Ja tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutuid, vigaseid, pimedaid, keeletuid ja palju teisi. Kõik siuksed terminaalsed haigused, fataalsed. Ja nad heitsid nad tema jalgade ette ja ta tegi nad terveks. Selge. Sellest tekstist on, et iga 51 nendest. Nii et rahvas pani imeks, nähes keeletuid rääkivat, vigaseid olevat terved, jalutuid käivat ja pimedaid nägevat. Ja nad andsid au Iisraeli Jumale. Ja see sama Jeesus on jätkuvalt tervendamas. Täna Piibel ütleb, et tema on sama täna, eile ja igavesti. Ja see on see, kellesse me usume ja oma lootus oleme pannud. 17. peatükk, salm 14 räägib kuutõbise poisi tervenemisest ja kui nad tulid rahva juurde, astus tema ette inimene ja heitis põlvili ta ette ning ütles, issand, halasta mu poja peale. Pane tähele, kuidas nad kõik inimesed Jumala ette tulid
halastust paluma. Ja mu hea sõber Marek ütleb niimoodi, et kuna Jumal on halastaja, armuline, ja kui sa palud tal enda peale halastada, siis tal on raske öelda ei sellele pöördumisele, sest see on, kes ta on. Ta on halastaja, ta on rikas heldusest. Rikas tähendab, tal on palju seda. Halasta mu poja peale, sest ta on kuutõbine ja suures vaevas. Sagedasti langeb ta tulle ja sagedasti vette. Midagi sarnast epilepsiale. Ja ma tõin ta sinu jüngrite juurde, kuid nad ei suutnud teda terveks teha. Aga Jeesus kostis ning ütles, sina uskumatu ja pöörane tõuk. Pane tähele, ta ütlesin, et minu jüngrid, need ka ikkagi ei ole ära õppinud asja ja selgeks saanud, vaid jällegi ütleb, aga miks sa ei tulnud usuga, miks sa ei tulnud ühe kindla hoiakuga, et kui ma toon oma poja isegi Jeesuse jüngrite juurde, siis seesama vägi voolab, sest tegelikult jüngrid voolasid tervendusväes. See küsimus ei olnud niivõrd, et jüngritel polnud seda väge, Jeesus oli andnud neile meelevalla, siin sellel mehel polnud seda usuhoiakut. Ja Jeesus ütleski talle, sina uskumatu ja pöörane tõug. Kui kaua ma pean olema teie juures? Kui kaua ma pean teiega kannatama? Tooge ta minu juurde. Ja Jeesus sõitles teda ja kuri vaim väljus temast ja poiss sai terveks samast tunnist. Nii et siin ei olnud lihtsalt tegemist patoloogiaga, vaid siin oli kuri vaim, kes tekitas haigust. Jeesus tajus seda vaimude eristamise anni läbi, teadmise sõna läbi ja tegeles probleemi allikaga, võttis selle üle meelevalla ja täielik tervenemine tuli esile. Ja viimane kirjakoht siit Matteuse evangeeliumist, mida ma loen, on jällegi 2 pimedast. 20. peatükk 29. salm, ja kui nad tulid Jeerikost välja, järgis teda palju rahvast ja vaata, 2 pimedat istus tee ääres. Ja kui nad kuulsid, et Jeesus läheb mööda, kisendasid nad. Issand, Taaveti poeg, halasta meie peale. Pane tähele, jälle see halastuse palumine siin. Aga rahvas sõitles neid, et nad vait jääksid. Kuid nad kisendasid veel enam. Nendel meestel on tõsi taga, kas pole nii? Ja meil iganes sul on tõsi taga mingi asjaga, see jääb Jumalale silma, see jääb inimestele silma. Ja nad ütlesid, issand, Taaveti poeg, halasta meie peale. Siis Jeesus jäi seisma, hüüdis neid ja ütles, mida te tahate, et ma teile teeksin? Nad ütlesid temale, issand, et meie silmad läheksid lahti. Siis Jeesusel hakkas hale meel ja ta puudutas nende silmi ja kohe nad nägid jälle ja järgisid teda. Imeline Jeesus on see, keda me teenime, kes jätkuvalt teeb imesid. Imed ei lõppenud apostlitega, imed ei lõppenud algkogudusega ega Jeesuse teenistusega. Imed kestavad tänapäevani veel. Mitte ainult Azusa tänava ärkamises või Olevist Efata ärkamises, aga sina ja mina võime käia nendes imedes, kui me usume sellesse samasse tervendavasse päästjasse, Jumalasse, kes tegutses siin, kes on tegutsenud läbi ajaloo, kes seisab oma sõna taga, et kinnitada seda. Ja Jumala tervendav vägi voolaku sellel hommikul sinu ihusse. Issand, ma tänan sind iga usu inimese eest ja et sinu vägi voolab nende ihu üle ja et ülestõusmise vägi teeb nende surelikud ihud elavaks. Jumala kord saab taastatud nende ihus. Pika eaga sa täidad neid ja annad näha neile oma õndsust ja sinu vermete läbi. Issand, on meile kõigile tervis tulnud ja et sinu sõnad kannavad tervendavat väge. Sõbrad, olge hoitud, olge terved, olge kaitstud. Issand, õnnistagu teid. Näeme varsti jälle. Sõbrad, ma tahan südamest tänada neid, kes on seda kanalit Karjase Kohv toetanud. Võib-olla isegi palvetanud selle eest, jagan mõne oma sõbraga.
nii et ma olen südamest tänulik kõigile neile, kes on seda kanalit tellinud, videosid, mis sind on kõnetanud, laikinud, võib-olla mõne positiivse kommentaari jätnud ja ma hindan seda väga. Nii et anna teinekordki teada, kust kohast sa seda kanalit vaatad, mis sind on julgustanud, tagasiside on tore, ma hindan seda, kui mul on võimalus, ma vastan sulle ja kui sul on mõni palvesoov, anna selleski teada. Nii et olge vahvad, näeme jälle.